Meie kõigi palavalt armastatud Škoda Superbet ehk üks Škoda leivanumbritest käis ennast uuendamas, sellepärast et ikka müügiedetabelite tipus troonida ja seal laiutada. Tere tulemast taas vaatama Nice Luxury proovisõitu. Tal on Matrix LED esituled ja lülitatakse nendest tuledel siis sisse erinevaid LED-segmente ja tal on täis LED tagatuled koos dünaamiliste suunatuledega ja sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem ning jalakäija tuvastussüsteem. Adaptiivne kiirushoidlik uus funktsioon suudab automaatselt muuta sõidukile ette antud kiirust vastavalt kiiruspiirangutele, liiklusmärkidele, mis tee peal vedelevad. Parkimissüsteem juhib sõiduki poolautomaatselt sõidusuunas asuvale parkimiskohale ning paralleelselt sõidusuunaga olevale parkimiskohalt sealt välja. Disain näeb tal natukene elegantsem välja ja veelgi esinduslikum. Interiööris on olemas 8-tolline kuni 9,2 tolline puuteekraan ja süsteem nimega Columbus pakub ka Škoda Connecti viipeb juhtimist ja Wi-Fi kuumkohta. Lisavõimaluste hulka kuulub veel 610-vatiline helisüsteem Karton ja tal on online teabeteenus ja see süsteem selle abil saab teabe- ja meelelahutussüsteem pidevalt reaalajas online liiklusinfot, nii et ei pea kasutama mingit vanad navigatsiooniprogrammi ja saate pidevalt uut infot. Ja muidugi pagasruum on tal mahukas ja endiselt avaneb see nagu luukpäral, mitte nagu sedaanil ja sellepärast ongi ta nimi hoopis luukpära, mitte sedaan, kuigi ta on sedaani kujuga. Oma nutitelefonis saad sa alla laadida Škoda Connect rakenduse, sealt vaadata sõiduki sõiduandmeid, nii et päris kihvt ja võid ka sõidukist mitme kilomeetri kaugusel olla või 100 kilomeetri kaugusel. Ja tal on ka sellised väga olulised nupud seal sõidukis, nagu näiteks SOS-nupp, kui toimub liiklusõnnetus, siis saad seda kiiresti vajutada, et kiirabi kutsuda. Ja tal on ka telefoni laegas, kus saab ka telefoni juhtmevabalt laadida. Bensiinimootorid on tal 1,5 liitrine DSI 110 kW ehk 150 hobujõudu 6-käiguline manuaali või 7-käigulise automaatkäigukastiga, siis on 2-liitrine DSI DSG käigukastiga 140 kW ehk 190 hobujõudu. Ja siis on 2-liitrine nelikvioline 200 kW ehk 272 hobujõuline ka 7-käigulise automaatkäigukastiga ja diiselmootorid pakub ka endiselt Škoda on välja tootanud uued Euro 6 diislid ja mitte pole üljanud diisleid nagu jaapanlased. Tal on 2-liitrine TDI diisel 110 kW ehk 150 hobujõudu. See varustatakse kas 6-käigulise manuaali või 7-käigulise automaatkäigukastiga. Ja tal on veel 2-liitrine 140 kW 190 hobujõuline 7-käigulise automaatkäigukastiga diiselmootor. Ja veel nelikvioline versioon sellest. Hinnad algavad tal 21 900 eurost ja lõpevad koguni 41 000 euro juures. Mina arvan, et Škoda Superb väärib igal juhul ostmist ja ta on palju parem kui mõningad linnatsiibid. Nii et kindlasti minge tehke temaga proovisõitu ja tooge ta endale koju. Kõike seda on ta väärt ja meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. From the refugee camps. You know how we do. Why clap prize? Well, my man Little Bass. Jerry one time. This is how we